Tere taas kõikidele teadushuvilistele raketisõpradele, kes te järjekordselt olete leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas benži hüppeks õige pikkusega kummi valida. Ning saate lõpuks proovime siit samast teha benži hüppe. Kõigepealt peame kalibreerima oma kummid ning selleks on meil vaja tuntud massiga raskusi. Meil on siin 100-grammine raskus ning 200-grammine raskus. Teame, et keha, mida me lõpuks kukutame, on massiga, mis jääb 100 ja 200 grammi vahele. Teostame erinevad mõõtmised erinevate raskustega ning märgime graafikule, mitut kummi kasutame ning kui kõrgelt kukkus raskus. Teeme kõigepealt valmis kummid. Selleks kasutame tavalisi rahakumme ning seome nad omavahel kokku. Kummide juures on oluline tähele panna, et rahakummid võivad käituda erinevalt, kui me katsetame neid esmakordselt ja kui me oleme nendega teinud juba mitmeid kukutamisi. Seepärast tuleb veenduda, et kumm, millega me päris mõõtetulemust saada tahame, käituks nii, nagu me ootame. Selle jaoks on 2 varianti. Me kas teeme igaks kukutamiseks uue kummi või me venitame kummi algselt nii palju, et me näeme, et ta enam rohkem ei veni. Meie läheneme ülesandele nii, et teeme igaks katsetuseks uue kummi. Seega on meil 2 kummiga katsetamiseks 3 erinevat 2 kummi. Alustame 200-grammisest koormisest. Kinnitame selle külge 2 kummi ning katsetame. Ning asume katsetama. See platvorm asub meil hetkel kõrgusel 1 meeter ja 40 sentimeetrit. Siin on meil lisaks ka joonlaud alumise meetri hindamiseks ning vaatame, kuidas kukub 200-grammine raskus esimest korda 2 kummiga. 3, 2, 1. Nägime, et raskus kukkus siia 99 sentimeetri juurde. See tähendab seda, et ta kukkus ülevalt täpselt 41 sentimeetrit. Märgime selle meie graafikule. 2 kummi, 41 sentimeetrit. Nagu füüsikas tavaks tuleb alati teostada kordusmõõtmisi. Seega kukutame seda raskust veel paar korda ning märgime tabelisse keskmise tulemuse. Oleme teostanud 3 mõõtmist ning lisame kumme. Eemaldan eelmised 2 kummi ning asendan need 4 uuega, sest nii saan tõese tulemuse sellest, kui palju uued kummid kukkudes venivad. Kinnitame raskuse 4 kummiga platvormile. 3, 2, 1. Esimene kukkumine oli 64 sentimeetri peale. Teostame ka kordusmõõtmised. Ning märgime tabelisse saadud keskmise tulemuse. Teostame ka mõõtmise 6 kummi jaoks. Ja katsetame 6 kummiga. 3, 2, 1. Ning kordusmõõtmised. Ning märgime saadud keskmise tulemuse graafikule. Saadud 3 punktist saame leida neid ühendava sirge ja see sirge vastab kukkuvale 200-grammisele raskusele. Seega saame leida ükskõik mis kõrguselt kukkumiseks vajaliku kummide arvu.
ning nüüd teeme kõik analoogilised katsetused läbi ka 100-grammise raskusega. Ka 100-grammise raskusega on kummid kalibreeritud ning oleme joonistanud 2 joont. Need jooned tähistavad 100-grammise ja 200-grammise raskuse kukkumist. Nüüd aga vaatame, mis keha me kukutama peame. Selle jaoks on meil siin üks seikluskaamera. Kaalume kohe üle, mis on selle mass. Nii, selle mass on 154 grammi. Näitan kohe teile ka. Nii, nagu me näeme, siis kaal näitab 154 grammi. Meie mõõtevea piiresse jääb see 4 grammi ideaalselt ning ümardame selle massiks 150 grammi. See tähendab, et sellele graafikule lisame nüüd 3. sirge. Sellise sirge, mis läheks täpselt 100-grammise ja 200-grammise sirge vahelt. Selle jaoks joonestame siia nurgapoolitaja. See sirge vastab nüüd 150-grammise keha kukkumisele ehk sellele kaamerale. Kui tahame teada, mitut kummi on vaja selle kaamera kukutamiseks kindlalt kõrguselt, siis otsime sellelt graafikult välja sobiva kõrguse, liigume sellele joonele ning täpselt sellele punktile vastav kummide arv ongi see, mida meil on tarvis, et keha jõuaks täpselt maapinnani. Võistlejatel tuli keha kukutada alla 2,1 meetri kõrguselt. Meie graafiku järgi tähendaks see seda, et me peame kasutama umbes 12,8 kummi. Mina kasutaksin sellel juhul juba 12 kummi. Siis on meil ka väike varu, et keha ei kuku vastu maad. Meie platvorm on 1 meetri ja 40 sentimeetri kõrgusel ning kui me tahame siit kukutada keha alla, siis see tähendab, et me peaksime kasutama 8,5 kummi. Jällegi, et jätta meile ka mõningane varu, siis kasutame 8 kummi. Kui neid kumme veel aga natukene välja venitada, siis peaksime saama täpselt maapinnani. Proovime järgi. Siin on meil kokku pandud 8 värsket kummi. Kinnitame need nüüd meie seikluskaamera külge. Ning kui need on siia kinnitatud, siis laseme sellel kaameral kukkuda. Ning vaatame, kas ta jõuab maani. Ning kinnitame keha stardiplatvormile. No nii. Tähelepanu, valmis olla, läks. Ja meie kaamera jäi ellu. Nagu nägime, oli meie kummide arv väga täpselt välja arvutatud. Siinkohal on oluline, et me katsetasime värskete kummidega ning ka testi tegime lõpus värskete kummidega. Sest kui meie kummid oleks juba paar korda olnud välja venitatud, pikeneb see kukkumise vahemaa nii palju, et kaamera oleks võinud maha kukkuda. Seega, kui tulevikus peate midagi kalibreerima, veenduge, et te kasutate kogu aeg samasuguseid seadmeid.